sina oled Jumal, kes sa valitsed tänasel päeval. Tänu sul, isad, et sina oled see, kes voolib ja vormib ja kes kujundab meid. Isad, ma tänan sind, et sa teed seda tänasel päeval meie kõikide eludes. Aitäh, issand, sulle selle eest. Aitäh, issand, sulle selle eesõiguse eest olla sinu rahvaga, sinu kojas. Üheskoos tõsta oma piltu, tõsta oma lootus sinu peale. Isad, ma tänan sind selle eest. Ja isad, ma palun, et las see tänane teenistus ka siin selles paigas. Isad, olla üks elu muutev aeg meie iga üksiku jaoks. Et see lihtsalt ei oleks üks aeg, kus meil on tore koos olla, mida meil ongi, vaid isad, las see olla aeg. Isad, mis muudab, mis uuendab, nii nagu laulu sõnabki, et eemalda isad kõik see meist, mis ei austa sind, mis on takistuseks, mis on komistuseks. Isad, las see on üks aeg, isad, kus sina oma pühavaimul läbi saab meid üles ehitama. Isad, sellepärast ma palun, aita avada meie silmad ja kõrvad kuulma ja vastu võtma seda, mida sina tahad täna meie iga üksiku vastu rääkida. See, mis on sinu tahe täna, isad, et see võiks saada ilmsiks meil igal üksikule. Isad, õnnista igat üksikut. Õnnista neid, kes on täna võib-olla oma töökohustuste juures, kes on võib-olla haigla voodis. Isad, õnnista ja ole iga üksiku üle. Isad, las sinu püha vaimu ligiolu olla kogetav ja tuntav ka täna siin selles paigas see rahva keskel. Isad, Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Tere kõigile, olge head, võtke istet. Suur rõõm on täna taas olla koos teiega siin Jumala kojas ja mul on mõned mõtted, mida ma tahaksin täna teiega jagada, mis on siin juba pikema aja jooksul minu sees üles tõusnud, millele ma olen mõtlenud, mille pärast ma olen palvetanud. Ja ma usun, et täna mul on ka teie julgustuseks midagi edasi anda. Ma palun, et te avaksite oma piiblid. Kui sul paberkandjal ei ole, võta oma nutiseade ja ava see 2. Korintuse kirja 2. peatükist ja 14. salmist alates. Ma loen siit mõned salmid. Aga tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib igal pool võidukäigu kaasa ja teeb kõigis paigus meie kaudu avalikuks oma tunnetuse lõhna. Meie oleme ju Kristuse hea lõhn Jumalale nii nende seas, kes päästetakse, kui ka nende seas, kes hukkuvad. Ühtedele lõhn surmast surma, teistele aga lõhn elust ellu. Ja kes selleks kõlbab? Amen. Täna ma räägin lõhnast. On igasuguseid lõhnas. Mõned lõhnad on need, mis tõmbavad ligi. Mõned lõhnad on need, mis pigem lükkavad meid kaugemale. Minu tänane jutluse teema kindlasti ei keskendu toidulõhnade ümber, ei keskendu parfümeeria toodete reklaamimisele. Aga siin Paulus juhib meid sellele, ütleb, et meie ju oleme Kristuse hea lõhn. Et kui me vaatame Jumala sõna, siis me näeme, et meie kanname midagi edasi. Midagi, mis on meie sisse pandud. Kui ma räägin või mõtlen lõhnade peale, siis
tihtilugu teatud lõhnad seostavad meid kas meeldiva või ebameeldivaga. See piirkond, kus me siin Tartus praegu asume, vanasti siin lähedal naabruses oli lihakombinaat. Kes on vanemad tartlased, siis teavad, et nädala lõppude poole siin linnaosas eriti ei tahtnud liikuda. Seepärast olid lihakombinaadis teatud tööd, mille käigus töödeldi ümber või ma ei oskagi täpselt öelda, mis seal tehti, aga igal juhul see levitas sellist ebameeldivat lõhna. Ja kui tuul oli sinnapoole suunaga, siis see jõudis isegi linnast 10 kilomeetrite kaugusele. Ja see oli tundav. Seal samas, kui sõita selle bussipargi juures mööda, seal on Tartu leivakombinaat. Siis see meeldib sooja leiva lõhn. See tõuseb linna, see tekitab isu. Sa kohe nagu tahad haarata kuskile selle sooja leivapätsi järgi. Kui mina olin väikene poiss, ma mäletan, kui meie poodi toodi leiba, siis vahest see leib oli nii soe, et sa võtsid selle, seda ei olnud võimalik lõigata. Sa murdsid ja kui sa sinna või peale panid, see sulas sinna sisse. Ja see oli parim, mis sa võisid sel hetkel saada. Nüüd, kui me vaatame seda Jumala sõna, mida Paulus ütleb, et meie oleme see hea lõhn. Me näeme, et lõhnaga on see kas tõmbab ligi või see lükkab eemale. Et kui me mõtleme oma elude peale, siis kas meie oleme need, kes me tõmbame inimesi ligi? Või pigem me oleme need, kellest inimesed põgenevad? Televiisoris näidatakse Maša multfilmi. No ma ei tea, kui paljud teist on seda näinud, aga seal on üks pisikene tüdruk Maša. Ja see on väga aktiivne tegelane ja siis seal ühes seerias näitab, et kui tema nagu toast välja tuleb, kõik peidavad end ära. Kõik, mitte keegi ei taha talle nähtavaks olla, sellepärast sellele tuleb alati mingi jama kaamera. Ja kui ma mõtlen nagu selle kirja koha peale, siis minus tõuseb üles see, missugust lõhna või õigemini mõju avaldan mina. Me tihtilugu võib-olla mõtleme, keskendume rohkem teistele inimestele. Et see on meeldiv inimene ja temaga on alati koos hea olla. Aga mind juhib see nagu kirjakoht selle koha. Aga kuidas olen mina? Kuidas minu elu mõjutab teisi inimesi? Kas mina olen see, kes ma tõmban inimesi või tõmban inimesi? Kas mina loon esile selle Kristuse hea lõhna? Mida rohkem me Jumalaga koos käime, seda enam tegelikult peaks tulema see hea lõhn meist esile. Aga kui sa oled piisavalt käinud juba koos Jumalaga, kas siis võib ka sinust tulla esile teistsugust lõhna?
teistsugust mõju. Ma olen avastanud, jah, võib tulla esile. Aga mis põhjustab sellise asja, mis laseb teil asjad esile tulla? Nii nagu me teame, Jumala sõna räägib, et meie liha, see ei taha kuidagi ära surra. Nii kaua kui me elame, ta on meiega kaasas. Ja ühel või teisel hetkel ta ikka proovib tulla esile. Öelda, hei, ma elan, ma ei ole täistasunne. Aga midagi, kes me oleme ristimisest läbi läinud, siis tunnistame, et ma olen surnud. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Aga see vana mina tahab ikka ja ikka jälle nina üles tõsta. Vahest me vaadates oma elu peale võime mõelda, et kuule, minuga on kõik juba tipp-topp. Ma olen kõik Jumalale üle andnud ja ei ole mingit muret ega probleemi. Aga kui tulevad kitsad ajad, kui tulevad äkki olukorrad, mida sa ei oota, siis nende keskel korraga võib plaks esile tulla, kuule, aga sus on midagi, mis ei ole see hea lõhn. Ma olen jõudnud arusaamisele, et nendes olukordades on see hetk, kus tuleb esile midagi sellist, mida sa ei ole Jumalale üle andnud. Mida sa võib-olla hoiad enda jaoks. Äkki seda on liiga raske üle anda. Äkki see võtab viimase võimaluse ära, et ma võiks ise oma elu juhtida ja ise oma elu valitseda. Me inimestena, me tahame olla tegelikult oma elu peremehed. Ise oma asju korrastada. Ise otsustada. Aga kui on keegi teine, kes peaks olema selles otsustaja rollis, siis see on alati väljakutse meie jaoks. Ja see on ka väljakutse minu jaoks. Ja vahest me reageerime üle. Vahest me paneme täiega metsa. Aga siin on alati üks oluline detail. Mis me teeme sellega, kui me saame aru, et me oleme pannud metsa? Kas me tahamegi jääda sinna uitama? Või me tahame leida välja ja pääsu? Ja see on koht, mis sõltub meist. Seepärast see sama kirjakoht tegelikult räägib sellest, et Jumalal on ju meie elude jaoks üks plaan. Ta ei ole meid teinud lihtsalt nii sama moe pärast, et sina kannaksid seda head lõhna. Vaid ta on teinud siit selleks, et selle sinu hea lõhna mõju juhataks inimesed, kes ei tunne Kristust, Kristuse juurde. Niisiis, tegelikult
see ei ole meie hea lõhn, vaid see on Kristuse hea lõhn, mis meie elude kaudu peab tulema välja. Meie teod, meie suhtumine, meie mõtlemine. See on kõik üks tervik. Ja kui sa oled elanud siin maailmas rohkem kui paar päeva, siis sa juba veendud, et sa ei ole täiuslik. Et on neid hetki, on neid olukordi, mille peal sa mõtled, Jumal, kas oleks võimalik need ajaloos kustutada? Kas oleks võimalik midagi teha uueks? Ja mõttegi, me ei saa ajalugu muuta. Aga tulevik ja olevik on meie meelevallas. Ja see on nagu see oluline mõista. Mida sa teed täna sellega, mis sul on? Kui sa oled pannud täiega puusse, ära jää sinna. Jumala sõna ütleb, et püha vaim, see tõe vaim on meie sees, kes juhatab meid tõe sisse. Olete olnud olukordades, kus sa oled pannud see sihtmärgis mööda. Ja sa saad aru, et nüüd peaks meelt parandama. Ja siis sa oled selle koha peal, sest see on nii raske teha. Mõistus ütleb, kuule, pane põlved maha. Otsi andestust, otsi lunastust. Aga liha ütleb, ei, ma ei põlvita. Ei. Ma loodan, et teil kellelgi ei ole selliseid olukorda. Mul tuleb vahest kätte, kus ma pean laskma Jumalal teha tööd minu sees. Ja need on asjad, mida sa ei saa jõu ega enese tahtega teha. Sellepärast Rooma kiri ütleb, sest seda, mis oli inimesele võimatu, tegi Jumal. Nii et me näeme, et on elus olukordi või asju, mis ei olegi inimesel võimalik teha. Ja sõna läheb edasi, ütleb, et sest ta ei alistu Jumalale. Ja siis ütleb, sest ta ei suudagi alistuda. Nii et mida me võime siit järeldada, seda, et inimlikult me ei saa meelt parandada. Inimliku jõu ja tahtega. Vaid selleks, et tõeliselt meelt parandada. Esmane asi on, me peame alanduma Jumalate. Ma ei räägi sellest, et kellegile andeks anda või see. Ma usun, et kui me kristlasteks saame, siis tegelikult kogu oma kristliku elu jaoks me teeme seal ühe otsusse. Ja see otsus on, ma alati andestan. Kas see on kerge? Kaugel sellest. Kindlasti see ei ole kerge. Aga see on otsus tehtud. Aga et see otsus täide viia, me peame alanduma Jumala ette. Me peame lubama Jumalal voolida ja vormida ja kujundada meid selles hetkes. Ja miks see on nii oluline?
kui me seda ei luba, siis selle tulemus on südame paandumine. Selle tulemus on see, et me ei luba püha vaimul teha seda tööd meie sees. Me kristlastena tihtilugu oleme nii aktiivsed võib-olla teiste inimeste elude päästmisega. Ja me tahaks neid ära päästa, mis on õige soov ja tahe, aga lõpuks päästmisele toob ikka Jumal. Meie ülesanne kuulutada evangeeliumi, anda see sõnum edasi. Ja mitte ainult sõnadega, veel enam meie tegude, meie käitumise, meie olemusega. Aga meeleparandus tähendab seda, et meid ise endid. Meid puhastatakse. Midagi eemaldatakse meist. Olete tahmast potti proovinud puhtaks saada. Peab igasuguseid selliseid tugevamaid materjale kasutama. Vahest on see, et peale liiva ja korraliku nuustiku ei aita midagi. Aga see tähendab midagi nühitakse ära. Midagi kraamitakse. Nii ka meie endi eludes. Vahest Jumal lubab ja laseb meie ellu tulla inimesi, kes on heas mõttes see nuustik ja see liiv. Midagi on vaja puhtaks teha. Midagi on vaja eemaldada. Sest vahest võib see väga valus olla. Aga see on vajalik. Selleks, et saada puhtaks ja jääda puhtaks. Sellepärast ka Jumala sõna ütleb, et ärge mugavage. Ei, ma mõtlen selle, ärge põlake tulekuumust. Vaid et see tulekuumus, sellest puhastatakse kulda. Siis tõob see räbu ülesse peale ja siis saab selle eemaldada. Nõnda ka meie elu. Need on Jumala silmis väga väärtuslikud, väga hinnalised. Aga Jumal tahab, et see oleks tõesti nii puhas, et seal ei oleks räbu, mis teeb selle materjali nõrgemaks ja ebakvaliteetsemaks. Mõned mehed, ma tean, on keevitusega kokku puutunud. Ja see, et see keevitus, millega sa liidad kahte erinevat materjali kokku, et see oleks tugev, siis samamoodi keevitamisel tekib selline räbu sinna peale. Ja sul on vaja see ära puhastada, et uuesti teine kiht seda sulamit panna. Kui sa seda ära puhasta, siis see sulam jääb poolne. Ja ta ei ole nii tugev. Et alati see räbu on vaja eemaldada. Nüüd, mis on need asjad, mis aitavad meil kaasa, et olla see hea lõhn? Sa võid endale kohe suurelt kirja panna. On, Jumal, ma tahan teha sinu tahtmist. Jumal, ma ei taha taga ajada oma plaani, oma heaolu, oma mugavust, vaid ma tahan teha sinu tahtmist. Ma tahan püsida sinu tahte sees. See on üks alus, see on üks vundament kogu meie kristliku elule. Jumal,
ma tahan püsida sinu tahte sees. Ma tahan, et sina oleks see, kes juhib minu elu tänasel päeval. Et teate, miks see on nii oluline? Kui meie Jumala rahvana tahame püsida selle Jumala tahte sees, siis tema paneb meid harmoonias koos tööle, koos toimima. Tema sõna ütleb, et temas me oleme kokku liidetud. Ühtseks tehtud. Kui me käime koos temaga, siis me liigume sellisel viisil, et me ei põrka kokku. Ei juhtu õnnestust. Seepärast tema omab kontrolli ja temal on üks plaan. Kuhu ta tahab meid juhtida? Mida ta tahab meie elude kaudu esile tuua? Kolmapäeval oli meie esimene alfa. Tänu kõigile, kes osalesid selle alfal, tänu Martinile selle eestvedamise eest. Me vaatasime siin mõningaid videosi ja seal küsiti inimeste käest, mida nad arvavad kristlastest. Väga erinevaid arvamusi. Vahest me kristlastena anname kohe inimestele nagu põhjuse arvata meist kui mingiteks veidrikest. Inimestest. Ja selle põhjal me võime näha, et nende elus see hea, Kristuse hea lõhn ei olnud kuidagi esile tulnud. Nii et minu soov ja minu palve on, et kui me oleme Jumala ees palves, et me palusime, Jumal, anna mulle teada, anna mulle tunda, kas mina olen see hea lõhn. Või vajab see lõhn natukene timmimist. On vaja sinna mingeid komponente juurde panna või midagi ära võtta. Aga jälle seda kõike saab teha üksnes Jumal. Sellepärast tema teab, mida me tegelikult vajame. Aga oluline selle kõige juures on see, et meil oleks see igatsus. Lihtsalt, ma tahan teha sinu tahet. Ma tahan olla see valgus. Ma tahan olla see maasool. Jeesus mäejutluses oma jüngritele ütles, teie olete maasool, teie olete maailma valgus. Teie olete need, kes annavad mõju sellele ühiskonnale. Ka meie siin Tartu linnas ja selles ümbruses. Me tahame olla need, kes annavad mõju. Aga siin ette käib üks sõna. Head mõju. Et me ei oleks need, et kui nähakse meid kuskil tulemas, siis saaks ainult ruttu minema. Vaid kui nähakse meid tulema, kuule, seal on inimene, kellelt ma võin saada abi. Seal on inimene, kes mõistab mind ja kuulab mind ära. Seal on inimene, kes oskab mind lohutada ja trööstada. Ja see on see Kristuse heale. Seepärast me võime näha ühiskonnas nii palju inimesi, kes on rõhutud, kes on vaevatud, kes on seotud. Ja nad ei saa kuskilt abi. Seepärast inimliku abiga sa ei saa aidata seal. Siis Jumal suudab tuua sinna vabadust.
Ka selle ühiskonna keskel on vahest mõned asjad väga nagu sassi läinud. Ma kuulsin raadiost ühte uskumatut asja. Ma ikka räägin selle. Üks naine otsis abi oma pojale. Pojal oli väga suur selline astmahoog. Ta käis kogudustes, ta ei saanud abi. Siis ta kuidagi moodi jõudis oma otsaga Kaikalaine juurde. Mõned inimesed teavad. See oli üks selline Kaika nõiaks kutsuti teda. Ja siis see naine läks sinna ja see Kaikalaine tuli välja ja ütles, et oi, ma näen kuradisi siin ringi jooksmas. Ja siis naine sai aru, et ja ma olen ristimata. Ja siis saatejuht, kes seda saadet tegi, ütles, no jah, Kaikalaine ilma ristimata inimesi vastu ei võtta. Ja siis tuli üks järgmine päev, ta läks siin tagasi, nad leppisid kokku, ma jätan sealt vahelt see pika jutu ära. Ja siis oli üks preester, kes ristis selle naise ja tema lapse Kaikalaine köögis. Ma ei suutnud rohkem kuulata, ma panin selle kinni, aga mida see minu jaoks on see segadus. Segadus on, kus kuidagi moodi arvatakse, et siis nõid on Jumala kaastööline. Jumal on kuidagi vaatab oma võimed üle ja saab aru, et kuule, et mu võimed on lahjad, ma vajan nõidasi juurde. See on absoluutne segaduse tipp. Ja seda räägivad inimesed, kes peavad end Jumala lasteks, kes peavad end kristlasteks. Ja ütlevad, oi, see oli nii vägev kogemus. See oli nii eriline, et ma sain ristitud nõiaköögis. Mida see ristimine tähendab siis? Ristimine ju, see ei ole lihtsalt üks toiming, vaid eelkõige see tähendab seda muutust, mis on toimunud meie südame sees. See tähendab seda uuesti sündi. Ja sellepärast ka nii paljud kristlased lähevad vahest ja otsivad abi nõidade juurest, sensitiivide juurest, soolapuhujate juurest. Ilma horoskoobita vist ei saaks päeva alustada. On mõnede inimeste moto. Ja nad peavad end Jumala lasteks. Ja minu küsimus on, mis lõhna me kanname? Mis lõhna me kanname? Me näeme, kui palju on pimedust, kui palju on segadust. Aga kõige selle keskele on Jumal pannud sind ja mind täna elama. Selleks, et olla see maailma valgus, selleks, et olla see maasool, seal nende keskel. Me vajame, et see Kristuse hea lõhn oleks nii tugev ja tuntav, et inimesed võiks pöörduda abi otsimiseks, tee osa leidmiseks oma laste poole või Jumala laste poole.
et me võiks juhatada neid õigete teenuste peale. Ma mõtlen ka selle Alfa peale. Ka need inimesed, kes tulid, neil on väga palju küsimusi. Meil ei ole vastuseid nendele. Meil ei ole lahendusi alati nendele. Sellepärast kõik ei ole meie meelevallas ja meie pädevuses. Aga mida meil on see. Me teame nad suunata õige aadressi juurde. Me saame neile need õiged abivahendid kätte anda, mille kaudu nad saavad selle tõelise abi. Ma hakkan siin kohal otsi kokku tõmbama. Jumala riik teostub seal, kus Jumala tahe meie elus saab olulisemaks. Seal Jumala riik teostub. Jeesus ütleb, et Jumala riik ei ole söömine ega joomine, vaid see on õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Veel ta ütleb, et Jumala riik ei ole kuskil kaugel. Vaid ta ütleb, Jumala riik on teie sees. Kallis sõde ja vend, sina oled Jumala riigi kodanik ja sina kannad Jumala riiki sinna, kuhu sa lähed. Ja see, millisena inimesed näevad seda Jumala riiki, on see, millisena sina käitud, toimid ja elad. Me näeme, kui suure vastutuse ka ühe külje peal Jumal on andnud meile. Et me peame väga nagu selgelt aru andma, kuidas me elame, kuidas me käitume, mida me ütleme ja mida me jätame ütlemata. Ja kui ütleme midagi, mida ei oleks vaja ütelda, siis tuleb see asi ära korraldada. Aga inimesed vaatavad meid ja nad arvavad, Jumal on täpselt selline, nagu oleme meie. Ma palun, et me tõuseksime. Isa taevas, ma tänan sind selle eest, et sa oled nii väga armastanud igat inimest ja sa armastad ka meid tänasel päeval. Isa, ma tänan, et sinu armastus ei ole lihtsalt piirdunud selle armastusega, vaid sellele on järgnenud ühed teod ja nende tegude tulemusena, issand, ka täna meie võime olla sinu lapsed. Ka meie täna võime olla need, kes on sinuga kokku puutud, kes kannavad seda uut elu eneste sees. Isand, et täna minu palve on, et kui me oleme näinud ka läbi Jumalast sõna, et meie oleme see Kristuse hea lõhn, siis isand, ma palun, et aita meil olla see tõeliselt hea lõhn. Isand, mis kannab sinu armastust, mis kannab seda lootuse ja seda päästesõnumit inimesteni, kes täna ei tunne sind. Issand, ma palun, anna meile tarkust, anna meile alandlikku südant, mõista ja seda kõike vastu võtta, mida sina tahad meie elude läbi esile tuua. Aga üle kõige, issand, ma palun, aita meil kanda seda õiget meeleparanduse vilja, mis vabastab meid
nendest takistustest, mis vabastab meid nendest asjadest, mis tahavad meid vangi võtta, mis tahavad meid kõrvale viia, mis tahavad meid hukata. Et me võiksime olla puhtad ja õiged, issand sinu ees. Et need komponendid, mis täna sellest heast lõhnast on puudu, issand sina võiks neid lisada. Ja need, mis tahavad võib-olla domineerida ja liigselt mingi muud lõhna esile tulla, issand, et sa saaks neid selles koostis osas vähendada. Kallis püha vaim, ma tänan, et sina oled täna siin. Sa oled siin selles paigas. Sa oled siin meie sees. Palun, liigu nende pingiridade vahel. Liigu meie südametes ja puhasta ja uuenda ja muuda meid. Issand, et täna siit ära minnes, issand, me võiksime olla need, kes on vabad, kes on õigeks mõistetud, kes on täis lootus, kes on täis armastus, kes on täis sinu tundmist. Püha vaim, kõneta täna. Tõsta ülesse, kes vajab ülesse tõstmist. Kinnita, kes vajab kinnitamist. Puhasta, kes vajab puhastamist. Jeesuse Kristuse võimsal ja vägeval nimel. Amen. Issand, las sinu tahe sündida täna.